Sarah Rector sündis 3. märtsil 1902. aastal Muskogee linnas Oklahomas. Tema isa oli Joseph Rector ja ema Rose McQueen. Hall oli 5 õde-venda ja kuigi ta pärines tagasihoidlikust perest, muutis õnnelik juhus tema elu täielikult. Et mõista Sarah lugu, peame kõigepealt vaatama tagasi tema esivanemate loole. Nii tema emapoolne vanaema kui ka isapoolne vanavanaisa olid Muskogee Creeki indiaanlaste poolt orjastatud. Aastal 1866. Pärast kodusõda ja orjuse kaotamist kuulutas USA valitsus Sarah esivanemad vabastatuteks ning nad said nüüd nende hõimude kodanikeks, kes olid neid varem orjastanud. Aastal 1887 võttis föderaalvalitsus vastu Toovesi üldise maade jagamise seaduse, millega võeti veelgi rohkemalt põlisameeriklastelt nende maa ära. See oli sellepärast, et valitsus pidas kogu hõimude maad üleliigseks, mida hõimudel polevat vaja. Seetõttu jagati see maa ära ja anti tasuta üle valgetele asunikele. Aastal 1898 võttis kongress vastu Curtise seaduse, mis muutis Dawesi seadust. See uus seadusandlus jagas Oklahomat, mis oli üleminekul indiaani territooriumist osariigi staatusele. See oli kohustuslik samm uue Oklahoma osariigi moodustamiseks. Siiski oli suur erinevus selles, et tasuta maad endisest indiaani territooriumist ei antud ainult valgetele asunikele, vaid määramata maad anti ka piirkonnas elavatele hõimudele. Creeki orjade järeltulijana ja hiljem vabanenute staatusega oli Sarah, nagu ka 2 tema õde-venda, igaüks õigustatud maatükile. Sarah oma oli umbes 160 aakrit. See maa jagamine toimus aastatel 1898 kuni 1906. Selle tulemusena anti Ida-Oklahomas ligi 1 miljon aakrit maad maajaotustena Creeki rahva lastele. See hõlmas umbes 4400 mustanahalist last ja tuhandeid Muskogee vabanenute alaealisi. Kokku võttis Curtise seadus hõimudelt umbes 90 miljonit aakrit maad. Lisaks sellele, kui seda üleliigset maad jagati, andis föderaalvalitsus hõimu liikmetele nagu Sarah soovimatu maa, mida peeti kiviseks, viljatu pinnasega ja seetõttu põllumajanduseks mitte sobivaks. Samal ajal reserveeriti väärtuslikumad ja viljakamad maatükid valgetele asunikele. Kuid seda ei osanud valitsus ette näha, et suure osa noorematele põlvkondadele antud maa pinnase all oli äärmiselt väärtuslik fossiilkütus. Sarah Rectorile määratud maa asus Glenpoolis, umbes 60 miili tema pere kodust. Kasvades olid tema ja ta pere üsna vaesed. Isa ei suutnud endale lubada isegi iga-aastast maamaksu oma laste määratud maa eest. $30, mida Joseph Rector, Sarah isa, pidi oma tütre maa eest maksma, oli koormaks. Selle tõttu esitas Joseph avalduse Muskogee maakonna kohtule, et maa maha müüa. Kuna Sarah oli siiski alaealine, lükati see taotlus tagasi. Ta pidi jätkuvalt maksma maksu, mis oli juba niigi vaesele perele suur koormus. 1911. Aasta veebruaris jõudis Joseph kokkuleppele Standard Oil Companyga, andes Sarah maa neile rendile, mis lõpuks vabastas ta rahalistest raskustest. 2 aastat hiljem puurib iseseisev naftapuurija B.B. Jones, keda tunti kui miljonärist naftameest, kinnistule kaevu, mis andis tugeva naftapurske. Õnneks Sarah jaoks oli tema maa all toor nafta. Jones hakkas kinnistul tegutsema ja mõne kuu jooksul toodeti iga päev 10 000 naftabarreleid. Sel ajal nõudis Oklahoma seadus, et kõikidel indiaani territooriumi kodanikest lastel, kellel oli märkimisväärne vara ja raha, määrati nii nimetatud lugupeetud valged eestkostjad. See tähendas, et isegi kui nende vanemad olid elus, ei saanud nad oma laste vara hallata. Varsti hakkas Rector saama avastuse tulemusena varandust naftatuludena.
Kuid seaduse täitmiseks nõudsid kohalikud inimesed, et Sarah eestkostet tuleks muuta. Seetõttu määras kohtunik kohaliku valge elaniku nimega TJ Porter Sarah kõiki rahalisi asju korraldama. Tuleb märkida, et ta polnud täiesti võõras, sest oli rektorite perekonnale tuttav. Selle avastuse uudis jõudis peagi üle kogu riigi ajalehtede esikülgedele. Sarah pidi nüüd vaid 11-aastaselt teenima $1000 kuus. Ühe allika kohaselt sai ta ainuüksi 1913 aasta oktoobris naftatuludena $11 500. Ilmselt tema kasvava varanduse tõttu püüdis Oklahoma seadusandlik kogu 1913 aastal isegi saavutada, et ta kuulutataks valgeks, et ta saaks rongides esimeses klassis sõita. Ajalehe artiklid väitsid, et Sarah sissetulek ületas presidendi oma ning ta sai tuntuks kui Ameerika rikkaim mustanahaline tüdruk. Siiski hoolimata tema tohutust sissetulekust levisid kuulujutud, et tema elutingimused jäid samaks. Väidetavalt elas ta endiselt koos oma suure perega 2 toas väikeses hurtsikus. Endiselt vaesuses elades hakkasid paljud küsima, mis tema varandusest saab. 1914. aastal kuulis afroameeriklaste ajaleht Chicago Defender Sarah loost ja tema vaesust puudutavatest kuulujuttudest. Hiljem avaldasid nad artikli, milles väideti, et Sarah ja tema õed-vennad olid harimatud, elasid halbades tingimustes ning tema varandust juhiti valesti. Artikkel pälvis mitmete silmapaistvate afroameeriklaste tähelepanu, kes hakkasid muretsema Sarah elutingimuste ja eestkoste pärast. Varsti pärast seda algatati uurimine, et teha kindlaks, kas TJ Porter haldas Sarah varandust nõuete kohaselt. Juunis saatis James C. Waters Jr., kes oli seotud rahvusliku värviliste inimeste edendamise assotsiatsiooniga, ametliku märkuse. William Du Bois sai selle märkuse ja selles kirjeldas Waters üksikasjalikult, et Sarah vara oli tegelikult valesti hallatud. Tema sõnul ei saanud Sarah mingit haridust, kandis odavaid kleite ega kandnud kingi. Samal ajal teenis tema eestkostja suurt summat raha. Waters lisas veel, kas poleks võimalik, et tema eest hoolitseksid korralikult tema enda rassi inimesed? Selle asemel, et tema eest hoolitseks keegi sellisest rassist, kes ei annaks talle ega tema omadele isegi seda kohtlemist, mida saab hea õuekoer. Ei läinud kaua aega, kui ajalehed üle kogu riigi hakkasid Sarah eestkostja positsiooni kahtluse alla seadma. Lisaks toodi esile ka teisi Sarahga sarnaseid juhtumeid. Sajad põliselanikest mustanahalised lapsed olid leidnud rikkuse tänu nafta avastamisele nende maal ning just nagu Sarah määrati neilegi valge eestkostja, kes sageli nende vara valesti majandas. Ajalehed üle kogu riigi küsisid, miks ei olnud võimalik määrata mustanahalist eestkostjat. Sarahst juhtumist sai selle probleemi keskpunkt. Tuleb märkida, et täpsed üksikasjad Sarah ja tema eestkostja kohta on endiselt ebaselged. Vahetult pärast seda, kui ajakirjandus selle probleemi avalikustas, selgus Du Boisi ja kohtunik Lehi vahelisest kirjavahetusest, et Sarah oli koos oma perega kolinud 5-toalisse majakesse ning käis koos kõigi oma õdede-vendadega koolis oma kodulinnas Taftis. Kohtunik ütles Du Boisil ka, et perekond ise oli valinud Porteri eestkostjaks ning et ta sai ainult 2% Sarahst sissetulekust. Samuti väitsid valgetele kuuluvad ajalehed, et kohtunik Lehi oli eestkostjate suhtes väga range, kui ilmnes mingeid lahknevusi. Isegi kui Sarah eestkoste olukorda oli tugevalt liiandatud, tõi NAACP uurimine päevavalgele eestkostega seotud probleemid ja sellega kaasnenud korruptsiooni. See tähendas, et vähem lapsi jäeti hooletusse ja kasutati ära. Lisaks asutas Du Bois hiljem NAACP lasteosakonna, mis uuris väiteid valgete eestkostjate kohta, keda kahtlustati mustanahaliste laste maa ja vara äravõtmises.
Sarah ja tema vanem õde lahkusid seejärel Tafti koolist ning said parema hariduse, astudes Tuskegee instituudi lastekooli. Koolis õppimise ajal kavandas kurjategijate grupp Sarah röövimist ja lunaraha nõudmist. Õnneks suutsid mitmed õpilased röövimise ära hoida. Kahjuks tegi Sarah rikkust temast sageli vägivalla ja ärakasutamise sihtmärgi. See võib olla üks põhjusi, miks ta hilisemas elus ajakirjandusest eemale hoidis. 1915 aastal oli Sarah krundil toodang ligikaudu 160 000 barrelit toornaftat kuus. Kuna Sarah'l oli 1/8 osalus, teenis ta umbes $18 000 kuus, mis tänapäeval oleks umbes $460 000. Tol ajal oli keskmine leibkonna sissetulek veidi alla $60 kuus. Et panna tema teenitud raha suurusjärk perspektiivi, siis tema päevane sissetulek oli suurem kui enamik ameeriklaste aastapalk tol ajal. Tänu tema elu ja loo tohutule meediakajastusele hakkas Sarah saama kingitusi, laenupalveid ja mis kõige märgatavam, abielu ettepanekuid palju vanematelt meestelt. Hoolimata sellest, et ta oli endiselt noor teismeline tüdruk. Kahtlemata tahtsid need mehed lihtsalt tema varandust kontrollida. Aastal 1917 kolis perekond Kansas Citysse, Missourisse ja mõne aasta jooksul koliti kaunisse tellismõisa, mida tunti nime all Sarah Rector Mansion. Kui Sarah oli 18-aastane, oli ta juba vabalt miljonär. Tal kuulusid erinevad ettevõtted ja varad, sealhulgas aktsiad, pansionaat ja maa. Sarah ema, keda perekonnas tunti kui Mama Roosat, vastutas oma tütre rahaasjade eest kuni Sarah 20. eluaastaks. Mitte kaua pärast linna kolimist kohtus Sarah kohaliku ärimehega, kelle nimi oli Kenneth Campbell. Paar abiellus 1920 aastal. Pulm oli väga privaatne, kohal viibisid vaid lähedased sugulased. Paaril sündis 3 poega ja hiljem lahutasid nad 1930 aastal. 1922. Aasta märtsiks hinnati Sarah varanduseks üle $1 miljoni, mis tänapäeva rahas oleks umbes $15,5 miljonit. Rector nautis oma rikkust ja elas mugavat elu. Ta nautis peeneid rõivaid, mis tähendas, et mõned disainerpoed, kuhu tavaliselt lubati ainult valgeid, suleti teistele ja lubati sisse ainult rektorid. Sarah ja tema ema nautisid samuti uhkeid kiireid autosid nagu Cadillacid, Lincolnid ja Rolls-Royce'id. Nad mõlemad olid tuntud selle poolest, et kihutasid mööda linna ringi, mistõttu eriti Sarah sai palju kiiruse ületamise trahve. Sarah oli tuntud oma priiskava eluviisi poolest, korraldades oma kodus suurejoonelisi pidusid riigi Aafrika-Ameerika kogukonna juhtivatele liikmetele, näiteks džässikuulsustele. Sellest hoolimata arvatakse, et ta elas Kansas City's vaikset elu ning tema hilisema elu kohta on raske teavet leida. Sarah kaotas palju raha pärast Wall Streeti krahhi 1929 aastal. Eriti kuna aasta varem lõi tema ja ta abikaasa autode müügifirma, mis läks pankrotti. Pärast lahutust abiellus Sarah 1934 aastal William Crawfordiga, kes oli restorani omanik. Sarah Rector suri 22. juulil 1967 aastal, olles 65-aastane ajuverejooksu tagajärjel. Ta maeti seejärel oma kodulinnas asuvasse Taft Cemetery'sse. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot Sarah Rectori kohta. Loodan, et teile meeldis see. Kui teile meeldis, jätke mulle like ja kommentaar alla. Ning kui olete uus, miks mitte tellida kanal? Kui teil on soovitusi, saatke mulle e-kiri, mis on kirjelduses või jätke kommentaar alla. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises Forgotten Life'i osas. Aitäh!